olenda Postimehe lugemist, siin on küsimus, et ühesõnaga, kui arst kombineerib tõenduspõhist meditsiini, näiteks Hiina omaga, siis see ei ole eetiline. See ei ole eetiline kindlasti, eriti kui töötab lepingu, kus on nõudnud, et ta peab tõenduspõhist ravi pakkuma. Head Antaljasse reisijad. Palume teil läbida passikontrolli esimesel võimalusel, et vältida pikkade järjekordade tekkimist. Kui ta soovib Hiina meditsiini praktiseerida, võtta see teha, aga teised sildid ei saa. Vähemalt sedagi, eks ju, vähemalt sedagi, aga minul oli niimoodi, et mul oli väga pikki aastaid, mitu korda aastas oli bronhiit ja ma köhisin ennast lolliks ja ma käisin arstide juures ja mitte ükski arst ei suutnud minna, mitte ükski. Ja siis ma läksin Hiina meditsiini juurde ja sellest saadik pole mul seda kordagi olnud. Ja see oli juba väga palju aastat tagasi minu viimati. Üle 10 aastat tagasi. Millal see viimati mul oli? Ma ei tea, mingi üle 10, 12, 13 aastat tagasi. Et Hiina meditsiiniga suudeti aidata. Nii et Hiina meditsiin on krooniliste haiguste ravimiselt raudselt parem kui lääne oma. Lääne oma, kui võin konte kokku panna ja südameoperatsiooni teha. Aga muu on hästi mõttetu. Käisin illutama jalaga, käisin arsti juures. Ma ei tea, mingi hulluse moment, et läks arsti abi paluma ja see oli täielik aja raiskamine. Ja ma vabandan, ma maksumaksja raha raiskasin selle lolluse peale. Ja kõige rohkem abi ma sain tegelikult Temust, selline internetipood on Hiinas. Ja Temust sain osta ühte mesilaste mürgiga salvi ja seega aitas kõige rohkem. See, mis arstid annavad narkootikume ja ajavad lolli õptusust välja. Abineist sellest kahjuks ei ole.